Tere, mina olen Peeter, te vaatate videoblogi Näeme õues. Täna olen tulnud sõpradega Aegna saarele. Siia kõige lihtsam on tulla linnahalli juurest Vektind praamiga või katamaraaniga. Sõit kestab umbes 30 minutit. Täna õnnestus muidugi väga hea ilmaga siia Aegnal maanduda, nii et sai korralikult vihma. Õnneks praegu on ilm natuke rohkem ära klaarinud, nii et siin põhjarannikul matkates on juba täitsa okei olla. Aegnal on ka 2 matkarada nimedusega Aegna ja Lemmiku, 6 kilomeetrit ja 3 kilomeetrit pikk. Ja seal on ära toodud ka siis infotahvlid, kus siis on rohkem informatsiooni mingi huvipunkti kohta. Aegna saarel on väga palju militaarpärandit, on ju tegu olulise asukohaga, kust kaitsta Tallinna lahte ohu eest mere poolt. Kõige suurem ja võimsam on rannakaitsepatarei 15, mis on pea 200 meetrit pikk ja väga võimas ehitis. Ajaloo jooksul on lõhatud seda lausa 2 korda, 1918. ja 1941. aastal. Praegu aga see on lihtsalt lagunev militaarpärand kunagisest sõjaajast. Põhjaranniku lähistel on männimets, kus väga paljud männid on kaheharulised või mitmeharulised. Tekib loomulikult küsimus, et miks või millest see tuleneb. Põhjus siis lihtne. Kui seal maa pool olid laskepositsioonid, siis väiksed männid niideti ladvad maha relvade või kuulipilduri poolt. Ja pärast seda männid juba kasvasid suuremaks ja juba mitmeharulised. Aegna maagiline kivilabürint. Kirja järgi, kui sa lähed sisse ja tuled tagasi, 270 meetrit pikk lausa. Ja läbitakse üksinda ja kiirustamata. $10 rubleid. 10 rubla. Jaa. Miks sa arvad, see kõige väärtuslikum? Ma ei tea, mõtlen lihtsalt. Siin on igasugused münte. Siin 20 sendiseid. Kõige rohkem 50 senti. Kivilabürindi ja komandopunkti juures on üks andur. See on mõeldud ilmselt turistide lugemiseks. Siin teisel puul on ka. Nii, kas tuvastasid, mis andurid kasutatakse siin? Mõõdus on infopuna. Infopuna. Lemmiku Neeme kael. See on siis punkt siin kohas. Avaneb ilus vaade. Merel on näha suuremat laeva, kruiisilaeva arvatavasti. Ja suund on siis sinna tippu. Ja jutu järgi oli see täitsa eraldi saar olnud. Ja täitsa hiljuti alles on ühinenud Aegna saarega. Kohe näha, et istutatud mets. Puud on ikka väga sirgelt seal. Ega ikka looduses sellist asja ei juhtu. Nii, lõunarand. See on siis teine liivane rand, kus see on ka siis mõeldud suplemiseks. Võist täitsa kutsub. Matkamise üks pahupooli. Võid saada omale puugi. Õnneks ta veel sees ei olnud, aga keha pealt ringi siblas mul siin. Kivikülv. Ma ütleksin rohkem rändrahnude külv. See on nii palju suuri rändrahne ühe koha peal koos. Ja kõige suurem nendest on tulekivi. Väidetavalt olid kalurid kasutanud seda märguande tule asukohana. Nii, ma ei tea, see on täitsa huvitav. Lõunaranniku äärsele matkarajale või teekesele on tehtud sellised kividest äärised. Mis eesmärki see nüüd täitnud peaks, ei oska öelda, aga omamoodi täitsa lahe. Nii, ringkäik siin saarel hakkab nüüd lõppima, mida siis kokkuvõttaks öelda. Loomulikult on siin ajalooliselt väga palju militaarpärandit, nii et kes on selline militaarhuviline, väga hea koht tulla avastama. Aga on ka 2 mõnusat ujumiskohta, ühe sai ära proovitud, natukene kive seal oli, aga enamasti ikkagi liivarand. Loodus on ilus,
noh, saarele kohane on ka siin väga tuuline, vähemalt täna sattus olema tuuline ilm. Aga see, et Tallinnast otse on võimalik siia tulla päeva, nädalavahetust veetma, teeb selle asja väga mugavaks. Nii et kindlasti soovita. Aga praeguseks siis kõik ja näeme uues. Kas ma ikka tahan sellele paadile minna?